mis on noorte missa ja mille poolest see erineb näiteks tavalisest teie kodukoguduse jumalateenistusest? Noorte missa on siis Tallinna praoskonna poolt korraldatud üritus noortele ja ta erineb ilmselt kodumissadest nii palju, et ta on natuke lihtsustatud ja näiteks ka laulud on siis noortepärasemad. Lõbusad kohvilauad on hiljem. Meil teenib ka kaasa bänd, mida siis nii-öelda tavalisel jumalateenistusel ei näe. Ja kõiki lugemisi teevad noored ja tihtipeale ka jutlustab keegi noor, aga jutlustajaid on meil erinevaid. Täna oli just üldsegi külalisjutlustaja Norrast. Aga kellele noorte missa on mõeldud ja kes siia tavaliselt kokku tulevad? Noorte missa on siis peamiselt suunatud noortele, aga muidugi on oodatud kõik, et uksed on lahti. Tavaliselt siia tulevadki kokku noored erinevatest kogudustest. Üldiselt ikka meie tuumiktiim on kohal ja samuti ka on võõraid nägusid, on tuttavaid nägusid ja ütleme nii, et kõik toredad noored tulevad kokku. On ka teistest kirikutest ja usulahkudest, et ei ole ainult ka Luteri kirikust. Peamiselt ikka Tallinnast, aga meil osaleb ka inimesi mujalt. Meil käib isegi üks Rootsi Mihkli koguduse tuttav Soomest pidevalt. Mis teile nagu isiklikult selle noorte missa juures kõige rohkem meeldib või mis teeb selle teie jaoks huvitavaks? Mina isiklikult ütleks, et esiteks, et siin on noored ja et saad nagu teiste noortega tuttavaks. Samuti, kuna ma olen osa siis sellest tuumiktiimist, siis on hästi tore nagu teiste koguduse noortega midagi ühist korraldada ja midagi, mis meile kõigile meeldib ja mis meid kokku toob, et see on kuidagi nii nagu positiivne, et selline asi on olemas ja et sellise asjaga me saime näiteks ka tuttavaks. Jah, mulle meeldib kõige rohkem, et see ei ole ainult missa noortele, vaid see on noorte organiseeritud missa noortele. See on see kõige olulisem punkt minu jaoks. Mis on siis konkreetselt teie rollid siin noorte missa läbiviimise juures? Rollid, ütleme nii, et iga kord võib olla erinev, aga näiteks minu rollideks peamiselt on jäänud meie koosolekute protokollimine ja ka eestpalvete eest vastutamine ja muidugi ka siis need lugemised, mis ajal toimuvad ja kirikusaali ettevalmistus. Üldiselt jah, meil ülesanded vahetuvad, on ülesanded, mis on mõndadel inimestel rohkem ja niimoodi, aga minul peamiselt on need asjad, mida inimesed võib-olla natuke pelgavad teha ja siis mina olen olnud peaaegu iga kord siis akolüüdina armulaua jagamisel. Aga muidu väga palju ülesandeid on siin, mida me kõik teeme ja mida me kõik vahetame. Ja, et need ülesanded me tervitame, meil on lugemised ja Aulis on bändis näiteks, aga minu võib-olla see ülesanne, milles mina olen rohkem kaasa teinud, on pärast kohvilaua ettevalmistamine, tee ja kohvi keetmine ja siis laua katmine, et pärast saame siis seal koos olla ja toredalt aega veeta veel. Jah, nagu nüüd ühe korra juba öeldud, siis ma olen bändis, teenin kaasa, loen kirjakohti, loen eestpalveid, aga lisaks ma veel siis paljundan vajadusel noote. Et siin on hästi tore see, et kõik noored tegelikult panustavad sellega, millest nad on võib-olla tugevad ja kui nad isegi ei ole mingis nii-öelda valdkonnas tugevad, siis see noorte missa on ka hea koht, kus nad saavad nii-öelda enda mugavustsoonist natuke võib-olla välja astuda ja nagu inimesena areneda. Ja ühe huvitava lahendusena tõesti ma nägin ka seda eestpalvete teemat, et kuidas see lahendus sündis, et nagu ma siin nägin, et noored saavad täiesti ise panna kas või teenistuse ajal oma palve kirja. See eestpalvete lahendus sündis kuidagi koosolekutel ja lihtsalt nagu kujunes missa jooksul välja. Need kirjutatud eestpalved, kui ma mäletan õigesti, need olid ikkagi Magne tulemisega, sest Magne ei olnud kogu aeg meil juhtiv liturg, aga tema tõi kaasa siis palju erinevaid eestpalveid, mida siis hakkasid lugema noored ise pinkidest, luues sellise kodusema tunde. Jah, ja siis kui need meie tavalised eestpalved on kõik ära loetud, et siis Marietta, kes selle eest vastutab, toob sealt tagant need noorte juurde kirjutatud palved ja siis ka ees veel palvetame nende palvete eest, mis sinna lisaks on kirja pandud. Mis on siis tore, et neid palveid tuleb iga korraga üha rohkem, et täna juba
oli päris palju neid palveid, alguses oli neid vähem, aga nüüd juba on omaks võetud see formaat. No üks asi, mis tuleks ka veel kindlasti ära mainida, on see, et see, kes eestpalvet soovib, ta võib kirjutada sellele paberile, et palun mitte lugeda või midagi sarnast ja siis seda palvet ei loeta ette, vaid selle eest palvetab jumalateenistuse läbiviija ise selle eest ja need pärast siis põletatakse. Tänasega sai nüüd siis esimene noortemissade hooaeg läbi, aga nagu oli siin ka kuulda, et teil on ka plaanis sellega jätkata. Räägite äkki sellest ka, mis plaanid sügiseks? Väga konkreetseid ja suuremeelseid uuendusi me ei ole plaaninud, aga Jumala abiga me teeme neid nii kaua, kuni Jumal meid õnnistab. Ja muidugi ma lisaks, et esimene hooaeg sai läbi ja nii tore näha, kuidas see on kuidagi nii nagu suureks kasvanud või mitte nii-öelda suuruse mõttes, vaid nagu võib-olla mõtte nagu poolest, et kui me alustasime, siis oli ainult see tuumiktiim kohal, aga nüüd on nagu tore näha, et igalt poolt on inimesed hakanud tulema, isegi keda ei tunne, et see on nagu hästi tore ja sügisel ikka üritame edasi areneda. Tegelikult siin Rootsi Mihkli kirikus me alustame missade läbiviimist alles oktoobris, et septembris on siis septembri esimesel nädalal vist on siis hoopis missa Naissaarel samamoodi noorte läbi viidud. Jah, aga alates oktoobrist siis nagu alati kuu teisel pühapäeval Rootsi Mihklis. Asjata de poole tullu, asjata ei saa